Tere ja soovin teile kõigile ilusat laupäeva ja kindlasti tuleb ka ilus ja huvitav arutelupäev. Miks rääkida täna Viimsi arengustrateegiast, mille koostamise me lõpetasime eelmisel aastal? Selleks on kindlasti mitu head põhjust. Esiteks me tegime pikaajalise arengustrateegia Viimsile, see on kuni aastani 2045 ja see on strateegiline dokument, mille alusel Viimsi elu me järgnevatel aastatel korraldame. See tähendab, et seda dokumenti ei tohi me lasta unustuse hõlma vajuda. Ma ei hakka teile tegelikult täna selle arengustrateegia koostamise protsessist põhjalikult rääkima, aga räägin natuke selle seostest visioonipäevaga ja räägin ka sellest, et mida eelmisel visioonipäeval räägitust arengustrateegias arvesse võeti. Kui hästi lühidalt meenutada, kuidas me seda pikaajalist arengustrateegiat koostasime, siis neid kaasamise vorme oli päris mitu. Korraldasime rahulolu uuringu, millest võttis osa üle 1000 inimese. Ja nagu ametlikel arengukavadel ikka on oma kindel protsess, mis on ette nähtud ja see puudutab ka kaasamist. Aga kui me arutasime, et kas sellest nii-öelda ametlikust protsessist piisab, siis mõtlesime, et võiks olla veel üks selline üritus, kuhu saavad tulla kõik viimsialased, kes seda soovivad, kus osalemine ei ole kuidagi piiratud ja kus on võimalik kohtuda ja arutada koos teiste kogukonna liikmetega ja sealt sündis eelmisel aastal ka idee korraldada visioonipäev. Nii et eelmisel aastal oli esimene visioonipäev ja selle visioonipäeva korraldamise siis selliseks idee aluseks oli arengustrateegia koostamise protsess ja soov pakkuda viimsilastele veel täiendavat võimalust arengustrateegia koostamises kaasa rääkida. Ja nii me selle visioonipäeva korraldasime eelmisel aastal. Loodetavasti paljud teist võtsid sellest osa, see toimus Artiumis ja osalejaid oli enam-vähem sama palju nagu tänagi. Kolmas põhjus täna arengustrateegiast rääkida on see, et teise visioonipäeva ehk tänase visioonipäeva teemaks on üldplaneering ja arengustrateegia, pikaajaline arengustrateegia ja üldplaneering on need kaks strateegilist dokumenti, mis on nagu kaks hobust ühe vankri ees, mis peavad käima ühte jalga, nad peavad olema sisult sarnased, aitama ellu viia ühte visiooni ja kui me räägime täna üldplaneeringu koostamisest, siis me ei pääse ei üle ega ümber ka sellest, mis me juba arengustrateegias eesmärkidena sätestanud oleme. Ja kolmandaks, miks on põhjust täna sellest arengustrateegia koostamisest rääkida, on anda osalejatele kindlustunnet, et see, millest räägitakse, jõuab ka strateegilistesse dokumentidesse. Kui me vaatame, mis eelmisel visioonipäeval arutatust arengustrateegiasse jõudis, siis kui me alustame sellest kõige olulisemast, mis arengustrateegial on, visioonist ehk sellisest kõige suuremast eesmärgist, siis arengustrateegia osalejad aitasid kindlasti kaasa
selle visiooni sõnastamisele. Arengustrateegias on mitu strateegilist eesmärki, millede sõnastamisele samuti visioonipäeval kaasa aidati. Samuti aidati kaasa ja anti sisend erinevate mõõdikute seadmisele. Siin on mõned näited toodud. Ise osalesin eelmisel aastal ettevõtluse töötoas ja seal üheks arutelu küsimuseks olid viimsilaste töökohad. Teatavasti praegu Viimsi vallas on ainult 20% viimsilaste töökohtadest. Arutasime, kui palju neid olla võiks. Ja selline kõige levinum seisukoht oli, et neid võiks olla ja see oleks ka saavutatav 30–40% ja sealt tulenes ka siis üks arengustrateegia eesmärke, nii et jällegi otsene sisend visioonipäevast arengustrateegiasse. Ja neid näiteid on veel päris palju. Ja samuti jõudis arengustrateegiast päris palju tegevuskavasse. Meie arengustrateegia on pikaajaline, seda me igal aastal uuendama ei hakka, aga arengustrateegial on tegevuskava, mis kuulub siis tihedamalt uuendamisse, aga selles esimeses versioonis on ka terve rida märksõnu ja tegevusi, mis kindlasti jooksid ühel või teisel viisil juba ka varem erinevatest aruteludest läbi, aga võib-olla sellise lõpliku kindlused neid arengukava võtta said just visioonipäeval. Nii et visioonipäev seekord siis toimumas teist korda on, ma usun, tulnud, et jääda. Ei ole kindlasti ka edaspidi aastat, kus ei oleks olulisi teemasid, kus on tarvis kogukonda kõige laiemas mõttes aruteludesse kaasata. Nii et visioonipäev on tulnud, et jääda ja anda oluline panus Viimsi arengusse ja kindlasti ka sellest, mis täna arutatakse, milles kokku lepitakse, väga palju jõuab sel korral siis üldplaneeringusse. Aitäh!